Tere kõigile kuulajatele! Seksuaaltervise ABC alustab jälle. Tänases Seksuaaltervise ABC episoodis räägime raskest, aga väga olulisest teemast, seksuaalvägivallast ja lähisuhtevägivallast. See on teema, mille puhul inimesed mõtlevad sageli kõige äärmuslikumate olukordadele, aga vägivald ei alga alati löögist ja seksuaalvägivald ei tähenda ainult seda, et võõras inimene kuskil pimedal tänaval sind ründab. Vägivald võib toimuda suhtes, kodus, peol, internetis, kohtingul või olukorras, kus inimene arvab, et ta peaks justkui olema, et tal peaks olema justkui turvaline ja tegelikult on nõusolek ka olemas, aga tegelikult ei ole. See võib olla füüsiline, seksuaalne, vaimne, majanduslik või kontrolliv käitumine. Tänases saates tahame rääkida sellest rahulikult ja selgelt ja räägime ka sellest, kuidas vägivald ära tunda, miks ohver ei ole süüdi ja miks abi otsimine võib olla raske, aga ka sellest, et milline abi on olemas. Stuudios on täna selleks Annika Silde, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja seksuaalvägivalla ohvrite teenuste juht. Tere! Tervist! Kui sa peaksid, Annika, ütlema ühe lausega või lühidalt kokku võtma, et miks üldse noortele, täiskasvanutele ja üldse noortele peab rääkima seksuaalvägivallast ja lähisuhtevägivallast? Miks see nii on? Võib-olla lihtsalt sellepärast, et tegelikult nende samade teemadega on hästi palju selliseid müüte või selliseid väärarusaami, mis tegelikult pisendavad vägivalla olemust ennast ja võib-olla ka tekitavad selle vägivalla kogenule sellist tunnet, et ma olen ise selles süüdi. Ja see takistab tegelikult abile pöördumist, et seda me näeme ohvriabis, et väga raske on tegelikult teha see esimene samm, kui sul on sellised süüdistavad hoiakud on kuskil taga, võib-olla on häbitunne, eks ole, selline, mis takistab seda ja me näeme ju tegelikult ühiskonnas väga palju seda, kui palju toidetakse seda neid müüte ja neid hoiakuid, et selles mõttes, et selle tõttu on väga vaja sellest korduvalt rääkida ja natukene hakata mõtlema, et mõelda oma suhte peale, mõelda nende inimestega, kelle läbi käid, oma lähedaste, oma sõprade peale, et kas on mingeid märke, võib-olla sa saad lihtsalt mõelda, see ei pea olema kõik, eks ole, vägivald või see ei pea olema selline halb suhe, vaid kas või niisuguseks mõtteaineks vahepeal ise kaaluda, et kas on mõndaid helepunaseid lippe või kollaseid või on kõik täitsa roheline. Palju räägitakse sellest, et on erinevad ajad, erinevad generatsioonid ja igasugused erinevad valdkonnad või mõtted, kuidas me neisse suhtume, muutuvad aja jooksul ja muutuvad generatsioonid. Kui sa tänaseid noori vaatad, kas tunnetuslikud, kas täna noored saavad paremini aru sellest, mis on vägivald ja oskavad paremini võib-olla seda piiri näha konflikti ja vägivalla vahel, kui varem seda tehti? Ma usun, et selline üldine noorte teadlikkus võib olla kõrgem. Infot tegelikult saavad noored väga palju erinevatest kanalitest, küll aga see teiselt poolt tähendab seda, et on ka segadust hästi palju. Et kui on liiga palju infot, eks ole, siis võibki tekkida see, et ütleme, et me saan sellist radikaalsemat infot ja siis mõtlengi, et et äkki see on ka õige ju käitumine, mida radikalistid välja ütlevad. Siis räägitakse, et selles mõttes, et väga tihti on sellised äärmuslikud rühmitused või äärmuslikud inimesed, kes neid mõtteid välja ütlevad ja see võib väga tihti jääda kõlama, sest nad on väga nutikad ja osavad sellest, et nende hääl saaks kõlama. Aga teisest küljest ma näen ka seda, et on osasid noori, kes väga hindavad sõprussuhteid, kes just hindavad seda, et neil oleks sotsiaalsed suhted hästi tugevad, aga samas on ka seda, ma näen, et jäädakse võib-olla oma teemadega kõigest üksi ja ma ei taha öelda niimoodi, et kasutatakse rohkem võib-olla digivahendeid, et see ei ole ainult noorte probleem, et kui näiteks tänava peal kõndida, ma ei tea, ühistranspordis olla, siis see ei tähenda seda, et nutitelefon on käes ainult, eks ole, noortel, vaid see on kõikidel. Et võib-olla lihtsalt ka see inimeste suhtlemine või kuidas ma kontakti loon, kuidas ma teise inimesega üldse
mingitest rasketest teemadest räägin või kui näiteks tekibki konflikt või selline olukord, et midagi hakkab nagu minema nii-öelda nässu, et kas ma põgenen või ma tegelikult võtan selle ette ja hakkan sellest rääkima. Et võib-olla sellised sotsiaalsed oskused seetõttu, et me oleme väga nagu suhtleme, ma ei tea, Messengeris või mingit WhatsAppides või mingites muudes digikannetes, et need nii-öelda silmast silma suhtlemised võib-olla seetõttu kannatavad, aga see ei ole ainult, ma arvan, et noorte teema. Et võib-olla lihtsalt noored on nagu seda, kui ma ei tea, mõelda mingid vanemad põlvkonnad, siis nendel oli võib-olla koolis või seal oli seda nii-öelda silmast silma suhtlemist rohkem ja sealt võib-olla tekkisid oskused, aga noortel võib-olla lihtsalt see suhtlus on jäänud nagu vähemaks, nagu siis kui areng oli sellel maal, et oleks pidanud rohkem tegema. Hea, et sa välja tõid just ka selle digimaailma praegu ja see, kuidas võib-olla see need uued inimesed ja nooremad inimesed omavahel suhtlevad. Vägivald on täna ilmselt leidnud sellise nagu hästi laia nagu vaate, et mis see nagu vägivald tegelikult on ja kui me räägime eriti nagu digikanalitest, et kui keeruline on võib-olla see, et vägivald täna ei pruugi näha alguses välja üldse nagu vägivald või siis, et me ei oskagi tegelikult aru saada sellest, et kui me seal telefoni ekraanis olema ja seal midagi nii-öelda tehakse, et me tegelikult ei saagi aru, et see ei ole vägivald, et see on, vägivald just. Jah, eks see on, et vaata, siin ongi see, et ma tean, et selline iseenda tundmine või see arusaamine, et kas see on okei, kui teine inimene minuga niimoodi nagu suhtleb, et see võtabki aega, see tähendabki nagu kogemusi, see tähendab sellist teadlikkust, et võib-olla lihtsalt selline esimene tunne, et kas see on okei või see ei ole okei, on ikkagist minu enda sisemine tunne. Et kui midagi ikkagist, ütleme ka seal veebivestluses tundub, et ma ei tea, kas ma tunnen mingit survet või et kuidagi et ma nagu ütlen ei, et ma ei taha tegelikult täna näiteks peole tulla, aga sellest minu ütlemisest näiteks minnakse lihtsalt mööda, et kuule, et ei, seal on ikkagist, ma ei tea, mingi kõige ägedam pidu või mis iganes on või mis, et lihtsalt ei austata tegelikult selle teise inimese piire. Ükskõik mingite lihtsate väikeste asjadega tegelikult, et see ei ole ainult nagu nii-öelda romantilistes suhetes või mingites sellistes, aga ka sõprussuhetes tegelikult ju, et see baas, et kui ma kas või Messengeris või mis iganes kanalis küsin, et kas tuled või ei tule ja kui teine inimene põhjendab seda, miks ta ei saa tulla praegu, siis sellega arvestada, nii et mitte survestada. Et see sama nagu iseenda tunne, et kui sa tunned ka veebis suhtlemisel, eks ole, et see ei ole okei, eks ole, et see on võib-olla niisugune esmane teema. Et seda veebis on võib-olla osadel lihtsalt lihtsam neid survet nagu avaldada, eks ole, et ja kui mõelda seda, et mis need vägivalla liigid on, et tõsi, et sellised füüsilised sekkumised, need pigem on jäänud nagu harvaks, aga neid ikkagist, eks ole, on, et kui me räägime näiteks kohtinguvägivallast või lähisuhtevägivallast või seksuaalvägivallast, siis me näeme näiteks, et ei ole ikkagist väga palju selliseid füüsilisi vigastusi, sinikaid või seksuaalvägivalla puhul, ma ei tea, suguelunditel vigastusi või kehal, eks ole, et seda nagu on vähem ja see pigem on selline vaimsem nii-öelda selline vägivald, mis paistab nagu rohkem välja just seesama survestamine, teise inimese kontrollimine ja teise inimese piiride mitte arvestamine. Ja mis on lähisuhtevägivallas ka selline tasahilju tekkiv, on selline majanduslik või vägivald, eks ole, et alguses võib tunduda hästi tore, näiteks noorte puhul võib-olla see, kus tasub olla lihtsalt ettevaateks, ei pruugi olla muidugi halb, on ju, vaid näiteks, et üks paari suhtes olevatesse inimetes näiteks õpib, tal ei ole võimalik näiteks tööle minna, teine on juba ammu töötab, kõik koolid on lõpetatud ja siis hakkab vaikselt selline, et ma võin sulle seda osta, ma võin teist osta, ma võin nagu et äkki sa üldse ei lähegi tööle, on ju, või äkki, ma ei tea, et sa saad ju niimoodi, et me saame ju niimoodi hakkama, et sa tööle ei lähe. Et see ilmub hästi tasapisi, see võib tunduda alguses nagu väga tore, et keegi ju hoolitseb minu eest, aga ma soovitaks nagu ikkagist kõikidele tüdrukutele, noortele, et
et tuleks ikkagist iseseisvalt nagu luua endal see nii-öelda finantsvabandus, et mitte kellegi teise peale nagu jääma. Niimoodi, et need võivad olla lihtsalt ohtlikud märgid, see ei pruugi alati tähendada tõesti, et midagi on väga halvasti, aga jah. Hea, et sa tõid juba tegelikult sellise hea introga siia sisse lähisuhte vägivalla ja selle nii-öelda majandusliku poole, mis ongi selline nii-öelda uuem teema, mis ka tegelikult avalikkuses saab päris palju sotsiaalmeedias või kellegi blogis väga palju nii-öelda vastukaja ja see on hea, et sellest nagu räägitakse. Aga kui nüüd lihtsalt selgitada üldiselt ära, et mis see lähisuhte vägivald on, miks on ta just nagu lähisuhte vägivald, et mitte ei ole kohtingu vägivald, vaid see siis lähisuhte vägivald. Et mis ta on? No jah, eks nad natukene omavahel on nagu seotud, eks ole, et kohtinguvägivald selles mõttes sõltub jah, et kas kohtingule minnakse üks kord või hakkab see, eks ole, juba korduvaks saama, et siis et sellest võib kujuneda nagu lähisuhe, eks ole, et lähisuhe tähendabki meie ohvriabi kontekstis tegelikult tähendab see seda, et see on inimene, kellega siis näiteks koos elad, sa ei pruugi temaga koos elada, tal on suga ikkagist lähedane suhe, eks ole. Ja see tähendab ka tegelikult kõiki neid endisi partnereid tegelikult, kes on sul olemas. Ja tegelikult lähisuhe tähendab ka näiteks, kui mõelda näiteks seda, et ütleme, et ema on juba näiteks 80-aastane ja poeg on 50-aastane, aga see on lähisuhe, et selline nagu ema ja poja suhe tegelikult on ka, eks ole. Et see ei ole enam selline nagu, kui me praegu mõtleme näiteks, et on alaealine laps, eks ole, et see on natukene nagu teine suhe, see võib olla ka lähisuhe, aga seal me mõtleme natuke teisi nagu kontekste, et siis on nagu selline, ja siis on õed-vennad on ka tegelikult, et näiteks täiskasvanud õed-vennad, et me võime seda ka öelda, et see on lähisuhe ja see on nagu, aga võib-olla kitsamalt lihtsalt mõtleme seda, et kui tõesti on selline ütleme, romantilisem suhe või kus on siis, mis on seotud siis ühise majapidamisega, näiteks ka selliste seksuaalsete kontaktidega, et võib-olla natukene kitsamalt, aga üldjuhul see lähisuhe on ka väga nagu selline termin, mis on ka lai. Lähisuhte vägivald võib olla vaimne, füüsiline, seksuaalne, majanduslik, see võib olla kontrolliv käitumine, aga miks on nii, et inimesed ikkagi pigem mõtlevad lähisuhte vägivallal sellele, et on füüsiline vägivald, et see on löömine, et kas see tuleb mingisugusest meie sellest nõukogude taagast, et kes lööb, see armastab või on see tegelikult ka mujal, ma ei mõtle nagu siinkohal selliseid numbreid või protsente, et kes mida nagu mõtleb, aga üleüldiselt, et miks see võib nii olla? See võib-olla olla lihtsalt selle tõttu, et kuna füüsilist vägivalda on lihtne tuvastada, tõendada, näiteks kas või kui mõelda selle peale, et kui politsei tuleks mängu, et siis on ju, siis on nagu vigastused näha, aga see ongi nagu see, et ka praegu nii-öelda vägivallatsejad tegelikult on väga nutikad, nad ei pruugigi üldse lööma hakata, sest nad teavad seda, et see jätab nagu märke, eks ole, maha. Et selles mõttes, et ja kõik see vaimne vägivald, kui me mõtleme näiteks, et teist inimest kontrollitakse, siis see on palju märkamatum ja see on ka see, et vägivallatsejad on väga oskuslikud manipulaatorid, nad oskavad, nad teavad, mida nad teevad, nad võivad seda teha ka tahtmatult, aga väga paljud ikkagist teevad ka tahtlikult. Ja see on ka nagu see, et kuna see on väga pikaaegne protsess, siis tegelikult ka see inimene, kes on siis pidevalt sellel teemal või ütleme nii-öelda kannatanud või siis kogenud seda, siis ta võib olla ka ise niimoodi, et ta ei saagi aru, et see, mis temaga toimub, on vägivald või see on manipulatsioon või see ongi selline kontroll tegelikult tema elu ja kõige muu üle, eks ole, et selles mõttes see on nagu mida me näeme lihtsalt oma praktikas samamoodi, on väga keeruline nagu neid suhteid lõpetada. Ehk, et ongi, et võib olla selline väga karm episood suhtes, kus inimene saabki aru, et ei, ta rohkem ei talu seda, see on kõik, eks ole, nüüd ma lähen minema ja ta nii-öelda lähebki ära näiteks, aga siis ja võib-olla näiteks ongi väga
hea, kui ta saab näiteks ohvriabi töötajaga näiteks sellel ajal nagu suhelda ja rääkida, aga ikkagist on nagu see, et ta võib tagasi minna ja seda võibki juhtuda umbes, ma ei tea, 5 korda või 8 korda või et see võib väga palju olla. Ja see tekitab muidugi ka abiandjatele või ise, politseile ka näiteks, et on mingid väljakutsed kuskile, aga siis lihtsalt, et just alles on oldud, just alles on nagu aidatud, aga sellest nagu aru saada, et näiteks ka oma võib-olla sõbrannasid või sõpru nagu niimoodi aidates või toetades, siis et sellest nagu aru saada, et see ei ole lihtne tegelikult neid suhteid lõpetada. Ma hakkasin praegu mõtlema, et sa tõid see politsei ka välja, et kui me kuulame, et ma ei tea, jaanipäeva järgselt või jõulude ajal, et kui palju lähisuhtevägivalla väljakutseid, siis ka need tõenäoliselt enamus neist on ikkagi need, mis on füüsilised, et kui keegi tunneb kodus, et teda majanduslikult siis vägivallatsetakse tema kallal, siis politseid ei kutsuta, mis jälle tekitab võib-olla sellise nagu mõtte, et ka see on see põhjus, miks inimestele jääb tunne, nagu tegelikult see vägivald ongi ainult füüsiline, aga tegelikult seal pinna all on seda palju rohkem ja mida tavaline inimene üldse ei näegi. Jah, et võib-olla lihtsalt siin natukene, kui me räägime lähisuhtevägivallast, võib-olla see osa on nagu oluline, et karm on öelda, aga võib juhtuda, et üks paar näiteks mingite tingimuste kokkulangemisel karjuvad üksteisega, võib-olla isegi üks virutab teisele, eks, ja siis kutsutakse politsei ja siis, et mingi, naabrid kas kuulsid midagi, et kõik ei ole okei. Ja selgub, et tulebki välja see, et see tegelikult oli ühekordne. Et see võiski olla mingi väga halb situatsioon, kus see lihtsalt juhtus. Ja võib-olla kohe ei nimetaks seda lähisuhtevägivallaks, jah, see on nagu 2 inimese omavaheline väga nagu ei tohiks nagu loomulikult üksteisega niimoodi käituda, aga nii see on, eks ole, et see võib vahest juhtuda. Aga kui me mõtleme ikkagist nagu lähisuhtevägivalla peale, siis see on ikkagi selline pikaajaline, ütleme teise inimese alandamine, kontrollimine, tema manipuleerimine, temaga mitte arvestamine, kõik sellised asjad, mis tegelikult ei ole ühekordsed, vaid nad tegelikult on korduvad. Ja jah, et loomulikult tuleb tähele panna sinikaid, tuleb tähele panna, ma ei tea, kas või ükskõik, kelle juurde see inimene nagu läheb, neid tuleb loomulikult tähele panna, seal taga võib midagi olla, aga seal ei pruugi kohe nagu olla, aga näiteks kui on näiteks jah, et kui on töökollektiivis ikkagi sa näed, et keegi on, tuleb tööle ja ta on pidevalt, eks ole, nagu sinikatega, siis oleks ikkagist mõistlik tema käest küsida, et mis see nagu on, et või on kurvameelne või et igal juhul, et selline baasteadmine, et inimese käest küsida, et kas sul on kõik okei, et see võib olla väga-väga oluline. Võtame tänase teise teema, mille me lihtsalt siis inimestele selgeks teeme lihtsamalt, et mis on siis see seksuaalvägivald, lähisuhtevägivalla me saime paika, aga mis tegevused, mis liigitub siis selle seksuaalvägivalla all? Seksuaalvägivald on nüüd ka hästi lai termin, et võib-olla sellise ühe lausega kokkuvõtteks, et mis on seksuaalvägivald, on see, kui üks inimene teeb teisele inimesele midagi seksuaalset ilma tema nõusolekuta. Ma hästi laialt nagu kokkuvõtteks, et näiteks on 2 inimest, toimub midagi seksuaalset, aga üks inimene ei ole sellega nõus ja ta on näiteks väljendanud või ei ole väljendanud. Et põhimõtteliselt on see, et jah, ta ei ole väljendanud seda, et ta nagu soovib. Et sinna alla tegelikult kuuluvad seksuaalse alatooniga kommentaarid, sellised, mida osad inimesed nimetavad näiteks komplimentideks, et näiteks kui ma teise inimese rindasid või peenist või kommenteerin, ma ei tea, ükskõik millises olukorras, eks ole, et see peaks nagu kompliment olema, aga ta on ikkagi seksuaalse alatooniga ja kui
see tekitab teises inimeses ebamugavust, siis see võib olla nagu seksuaalvägivald, see loomulikult ei pruugi kohe olla, et noh, me nimetame ahistavaks käitumiseks, ole, et kui pidevalt on sellist, näiteks ma ei tea, töökollektiivis keegi patsutab kogu aeg kannikatele näiteks ja on sellest nagu räägitud, märku andnud, et see ei ole okei, et siis see võib kvalifitseerida ikkagi seksuaalseks ahistamiseks, et ja kuni sinnamaani välja, kui me räägime ma ei tea, vägistamisest, eks ole, kui on ikkagist selline seksuaalne rünnak, seksuaalvägivald tegelikult on ka näiteks naiste genitalide muutmine, et selles mõttes, et sinna alla kuulub hästi palju muid teemasid ka, aga lihtsalt see põhiline on, et me meedias võib-olla kõige rohkem on räägitud seksuaalsest ahistamisest, vägistamisest, seksuaalsest ründest, eks ole, sellistest, ja kõik need, nagu sa ennem tõid välja ka, et ükskõik milline vorm vägivallast on liikunud nagu digimaailma ka. Et kui me räägime, et näiteks, et ma soovin teha endast alasti pilte, eks ole, et see on okei, et iga inimese õigus on ju oma keha jäädvustada selliselt, nagu ta soovib. Aga kui nüüd keegi neid tehtud pilte hakkab ikkagist jagama, üles panema, siis see on ka seksuaalvägivald. Et selles mõttes, et ma ei ole olnud nõus sellega, et keegi minu pilte näiteks jagab, on ju. Või näiteks ma olen jaganud oma partnerile, aga see ei tähenda seda, et kogu maailmale nagu läheks see nagu laiali, et selles mõttes, et kõik need vormid nagu liiguvad digimaailmaga muidugi. Kas inimestel on ikka veel raske mõista, et seksuaalvägivald võib toimuda ka suhtes? Või siis ütleme veel, paneme siia tugevama selle templi, et ka näiteks abielus? Ja selles mõttes, et on, oleneb selles mõttes, aga üldist pilti või ütleme nende kõige valjemate häälte pinnalt vahest võib tõesti tunduda, et kuidagi selle teise inimesega suhtlemine seksuaalsusest või ma ei tea, lihtsalt kas või sellestki, et mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi nagu seksuaalvahekorra ajal, et see tundub nagu nii keeruline olevat. Aga et osadel inimestel on see keeruline, teistel ei ole keeruline. Et see tähendabki nagu seda, et kui me nagu räägime nendest teemadest ja kui me selles mõttes, et siis me juba saame rääkida nõusolekust, et jah, sellega ma olen nõus, sellega ma ei ole nõus. Aga kui kaks inimest lihtsalt astuvad vahekorda ilma, et rääkimata, kas ja mis neile nagu meeldib, siis kas seal on selgelt aru saada, et see teine inimene on sellega nagu nõus? Ei ole ju tegelikult. Et selles mõttes on need teemad ikkagist nagu rasked ja ma arvan, et võib-olla abielus olles pikaajaliselt ka eelistused ju muutuvad ja soovitakse vahepeal proovida võib-olla midagi teistmoodi, midagi muud, aga see tähendab ikkagi seda, et omavahel nagu räägitakse sellest teemast, et see ei ole niimoodi, et kõigega peab nõus olema, et kindlasti mitte. Aga lähemegi siit edasi järgmise teemani, mis on siis see, et kuidas vägivald suhtes üldse välja näeb. Millised on lähisuhte vägivalla sellised esimesed ohumärgid või mingisugused sellised nõuanded, lihtsalt nõuanded, mida inimene peaks nagu märkama või oskama märgata või suuta, sest oskus on niisugune keeruline, aga tahaks loota, et äkki ikkagi suudetakse ühel hetkel mõni märk endale leida. Ma arvan, et juba näiteks see, et enda jaoks nagu kõigepealt nagu teadvustada neid samu nagu erinevaid tüüpe, eks ole, vägivalla nagu liike, et natuke mõelda, mis tähendab see majanduslik vägivald, eks ole, et kui neid natuke nagu mõtled, et siis ka selle järgi natukene kategoriseerida. Aga võib-olla siin on nagu selline oluline märksõna nii kõikide nende kategooriate puhul on need samad piirid, et teise inimese nagu piiride ületamine. Ehk kui sa teist inimest ei kuula tema arvamust, siis sa tegelikult ületad juba tema selliseid piire, eks ole. Et näiteks kui on, ütleme, et saadakse esimest korda kokku, ja kõik ongi hästi tore, kõik on nagu, tundub, eks ole, kõik on väga tore, võibki olla väga tore, aga lihtsalt, kus neid märke hakata nagu nägema, seesama, et kui väga tihti nagu
tehakse, eks ole, välja või kingitakse mingid kallid kingitusi ja võib-olla seal mingid tobedad kommentaarid või mida tehakse naljaks näiteks, et aga ma kinkisin sulle ju lilled või ma ei tea, ma tegin sulle lõuna välja, et nüüd äkki läheme hotelli või et selles mõttes, et see võib tunduda see võib olla naljana sel hetkel näidatud, aga see ei pruugi üldse olla tegelikult nali, et selle inimese mõte võiski olla see, et kui ta pakub sellist nii-öelda kingitust, siis oleks kohustus selle kingituse eest midagi pakkuda, tegelikult ei ole. Et selles mõttes see on võib-olla niisugune mingi suhete alguse teemal sellised esimesed võib-olla märgid. Et kas tabada seal ära see nii-öelda selline võimalik manipulatsioon, eks, et manipulatsiooni on väga keeruline ära tunda, eks ole, et see võib igasugustes asjades tulla. Et seesama, et kui ma ütlen, et ma täna tahaksin oma sõpradega minna, sest seesama sõprade eraldamise teema on, või pereliikmed eraldamise teema on ka lähisuhtevägivalla üks mustreid, kus et ma ju armastan sind, et miks sa minuga koos ei taha olla, et miks sa jälle oma sõpradega lähed, on ju, või kes nad on üldse, kus nad on, miks nad sellised on, et kui see ei ole niisugune siiras huvi ikkagist sõprade vastu või ütleme, ta ise näiteks see vägivallatseja siis loobub tegelikult sõpradega kohtumast, aga samal ajal siis keelab ka minemast sõpradega näiteks kohtuma, ja perekonnaga samamoodi, et selline see võib-olla ka hobid näiteks, et näiteks täiesti loomulik on, et osad hobid suhetes kattuvad, osad hobid ei kattu. Ja kui see hobidega tegelemine, näiteks, et ma olen eluaeg võib-olla tegelenud kunstiga ja siis tuleb välja see, et tegelikult mulle üldse kunstnikud ei meeldi, et miks sa selle kunstiga tegeled, on ju. Et mingite selliste teemad on, et nende hobide pisendamine, et see ei ole okei. Et selline ja siis majanduslik vägivald, sellest me natuke enam rääkisime, et selline heasoovlikkus jutumärkides, et äkki sa ei pea tööle minema, et või ma ei tea, kui asjad liiguvad sinnamaani, et näiteks ostetakse koos mingi korter, siis kindlasti ikkagist jälgida seda, et mõlematel osapooltel on ikkagist võrdsed need võimalused näiteks korteri ostmisele, et lihtsalt, et kindlustada juba varakult tegelikult on ju selline enda finantsteemad ka, et see pruugi olla alati finantsvabadus, millest investeerijad räägivad, aga lihtsalt sellised mingid teemad, mis kindlustaksid, et kui midagi peaks seal suhtes juhtuma, et ei jääks ikka päris rahaliselt halvasse seisu. Et mõtle, mis veel, seksuaalvägivald on täpselt samamoodi, et kui suhetes, eks ole, üksteise kehaosade kommenteerimine võib olla täiesti okei mingil määral, eks ole, aga kui ikkagist teise inimese, ma ei tea, olemust ikkagist halvustatakse, räägitakse võib-olla, ma ei tea, kui paks või kui peenike või et kuule, et sa ei ole üldse okei, et ma arvan, et sellest võiks ka aru saada, et see tegelikult ei ole okei, et üks inimene teisele inimesele selliseid negatiivseid märkuseid teeb. Et siis ma mõtlen, mis riietus on ilmselt ka üks teema, mis näiteks on ta siis üldse tegelikult inimestel on täna väga erinevad arusaamad ja soovid, kuidas riietuda, kes kannab nava paljalt, kes ei kanna peaaegu üldse mitte midagi ja päeva lõpuks kõigil on see nii-öelda oma otsus, mis nad teevad, aga ühel hetkel see, mis tundus atraktiivne näiteks neiu juures nii-öelda mees nägi, et näed, et ma ei tea, oligi napilt riigedes, aga siis, kui hakatakse nii-öelda koos elama või ollakse lähisuhtes, siis justkui enam ei tohi nii käia. Enam ei sobi, et kas see, et on see siis nii-öelda mõistlik soov või tegelikult on see, et see on samamoodi ikkagi selline kontrolliv käitumine? Võib-olla lihtsalt see, et näiteks ma arvan, et see, et kui ma ise küsin, et kas see kleit mulle sobib või et ma sooviks sinu arvamust, siis on see okei, aga minu meelest võiks jätta ikkagist vabad käed, et teine inimene ikkagist isiksus oma soovide, oma moe soovidega ja kõigega, et selles mõttes see võiks ikkagist jääda otsustada ikkagist. Kas siin võib olla natukene see, et kui me oleme nüüd koos,
siis sinu keha on et tuntakse, et sinu keha on nüüd natuke nagu minu kontrolli all või minu teha ka, et ma ei soovi, et sina oma keha, mis kuulub natuke nagu mulle, näitad teistele. Õudne, ei ole. ei ma mõtlen, et see mõtteviis võib olla just. Mõtteviis võib-olla küll, aga see on ju päris hull mõtteviis, et tegelikult iga keha on ikkagist inimese enda oma, et võtta see sama omastamise teema ongi nagu ka selline märk, et noh, seesama, miks eraldatakse nagu perekonnast, sõpradest, hobidest ja kõigest sellest, et loomulikult, et kõik ei pruugi kohe olla nagu lähisuhtevägivald ja mingil määral, kui sa hakkad ju tegelikult inimest tundma õppidama ja tulevad välja mingid sellised omadused, millega lihtsalt ei tule enam toime, eks ole, siis peabki avatult rääkima, et ma ei tea, mingid näiteks mingid sellised harjumused, mis ei ole enam tervislikud. Et kui see tuleb näiteks välja, et mulle ei sobi see näiteks, ma ei tea, näiteks narkotarbimine, ma arvan, et see on väga oluline põhjus, miks öelda, et kuule, et see mulle küll ei sobi, kui sa seda teed, on ju, versus see, et ma ei tea, et miks sa täna selle oranži pluusi selga panid, on ju, või et see ei sobi sulle või kuidagi et need on väga, väga erinevad asjad, millele nagu kommentaar anda, eks ole, et midagi, mis rikub tervist ja midagi, mis on võib-olla inimese iseenda sellise imagoga seotud, on ju, et need on nagu ka erinevad. Armukadedus on üks asi, mis tavaliselt sellistel algavatel suhetel ja tihtipeale ka pikaaegsetel suhetel on üks selline domineeriv teema, mis tuleb välja, et räägitakse, et ei ma ikkagi ei saa nii seda teha, sellepärast, et mees või naine siis nii armukade. Mis hetkel tuleb see nagu piir, kus see nii-öelda normaalne armukadedus muutub ikkagi juba vägivallaks ja selliseks väga selgeks kontrolliks? Või kas seal on üldse sellist punast joont võimalik tõmmata või see on pigem selline tunnetuse küsimus, mida inimene ise tunneb, kas see on läinud tema vastu nagu üle piiri? Võib-olla siin peaks mõtlema, mis armukadedus üldse on, mis see tähendab? Et kui kõige lihtsam näide muidugi, et ei lasta teiste siis vastassoost inimestega nii-öelda oma ette kuskile ja üldse suhtlemine teiste, ma ei tea, näiteks ongi, et neiu ei tohi enam suhelda ikkagi teiste meestega, sellepärast, et see on kohe nii-öelda halvasti. See on muidugi äärmuslik näide juba. Ja. Ma paneks natuke selle ikkagist sinna, et esiteks peaks kindlasti minu meelest suhte alguses, kui tõesti on nüüd kaks inimest omavahel kokku leppinud, mõelnud, et nüüd hakkavad siis, et see nüüd on suhe, eks ole, et siis ma arvan, et mingid piirid ja mingid asjad, mis suhtes on okei ja mis ei ole okei, tuleks nagu läbi rääkida. Et selles mõttes, ja need võivad muutuda ja see on ka okei, et need piirid nagu muutuvad, et ja samamoodi see, et kui näiteks on mingi selline olukord, et ühele osapoole tundub, et siis kellegiga läheb suhe natuke liiga lähedaseks, siis sellest peaks tegelikult rääkima, et nagu juba hakata nagu et miks see niimoodi oli, et miks sulle tundus niimoodi, kas see on see, mida me oleme kokku leppinud või et kas see teiste nagu meestega või teiste naistega suhtlemine on okei, kui nad on eluaeg mul näiteks sõbrad olnud, mis iganes, eks ole, et minu meelest selline kui selles mõttes asi läheb juba selliseks, et see tõesti on kontroll, et mis ma rääkisin ennem, et hakatakse nagu eraldama juba sõpradest ja kõikidest nendest kolleegidest võib-olla, siis see ikkagist vihjab sellisele kontrollile ja võimule ikkagist, et kui armukadedus, inimeste tunded, eks ole, on ju sellised, mis ikka tulevad ja lähevad, et kui see on võib-olla selline ühekordne reaktsioon mingile olukorrale, kui omavahel partnerid selle selgeks räägivad, siis see on ju okei. Ja kui see nagu nii-öelda võibki tekkida mingi väike konflikt sellest, aga kui räägitakse lahti, siis on nagu okei. Aga kui ikkagist tegu on sellise kontrolli ja võimuga, siis arvatavasti neid olukordi ei ole ainult üks ainukene, vaid neid olukordi on rohkem. Need on järsemad, jõulisemalt öeldakse seda välja, et see ei ole okei, et sa nagu suhtled teiste pooltega või kõike muud ka, eks ole, et siis
siis võib ka tulla mingid sellised valetamised, varjamised, kõik sinna juurde, eks ole, et see ei ole kindlasti ühe sõnaga nagu selgitatav, aga ma vist mõtlesin, et äkki võib-olla selline omavaheline rääkimine oleks nagu vajalik kindlasti. Sa ütlesid ka juba, et neid olukordi on mitu, kui olukordi on mitu, siis minu loogika ütleb, et siis need asjad nagu süvenevad, et kas kuidas vägivald aja jooksul tavaliselt süveneb, kas seal on väga kindel muster või tegelikult on see, et või sa saad ka nagu seda öelda, et kui on vägivald, sellega ei tegeleta, siis on loogiline, et ta süvenebki? Jah, võib-olla tõesti, et alguses, kui hakata nagu märkama, eks ole, natukene seal suhte sellist dünaamikat, siis juba ma arvan, et võiks kindlasti mingitest teemadest rääkida. Ja kui sa saad nagu aru, et see teine pool kuulab sind, mõistab sind, mõtleb kaasa, et võib-olla siis ei olegi, eks ole, midagi, et see on üks osa nagu suhtest, eks ole, aga kui ikkagist, ma saangi öelda, et tegelikult need nii-öelda vägivalla sellised nupukesed või lipukesed ju tekivad väga hilja, nagu väga nagu sellist tasapisi, et selles mõttes, et see manipuleerimine on väga nagu salakaval ja sellest vahest on lihtsalt ka niimoodi, et võib-olla sõbranna või sõber, eks ole, kõrvalt ütleb, et kuule, et kas see, mida ma praegu kuulsin, et kas see oli nagu okei? Või et kas ta sinuga niimoodi käitubki või et kas see nagu on. Ja vahest lihtsalt ongi niimoodi, et on seda tüüpi nagu inimesi, kes sõprade ees koos oma kaaslasega olles näitavad väga head inimest nagu välja, et nad ongi nagu sellised lahked, naeratavad, rääkivad, aga kodus siis tegelikult tulevad hoopis välja need teemad, nagu vägivaldsed teemad ja see on nagu selles mõttes väga varjatud ja isegi sõbrad ei saa võib-olla siin, ei märkagi neid, eks ole, olukordi. Et selles mõttes, et see on kõik selle manipulatsiooni nagu teema, eks ole, ja see käib hästi tasahilju, eks ole. Ja ütleme, ja kui nüüd tõesti, me räägime jah seda nii-öelda tsüklist, et ongi selline tasahilju toimuv vaimne vägivald, võib-olla see lõpeb mingil hetkel füüsilise vägivallaga, kus nii-öelda see vägivallaga all kannatav inimene siis ütlebki, et nüüd on kõik, eks ole, lõpp on ju, rohkem ma seda enam ei talu, tuleb ära ja siis teine pool lubab, et ei, ma enam rohkem niimoodi ei tee, on ju, see oli ühekordne, et ma väga palun vabandust ja tuuakse lilli, kommikarpe, ma ei tea, antakse lubadusi ja siis nii-öelda minnakse tagasi, siis nimetatakse sellist nagu mesinädalate faasi, kuidas kõik on nagu imeline, kõik on korras, kuni tegelikult tasapisi jälle tuleb seesama tsükkel tagasi, et see võib käia nagu väga mitu korda nagu niimoodi. Et selles mõttes on ju see, et inimese loomuses on ju siiralt ikkagist uskuda, et teine inimene ju paraneb, et selles mõttes selles ei ole, et selles ei pea mitte ükski nagu inimene ennast ka süüdi tundma või pahasti tundma, et see võibki väga palju nagu aega võtta tegelikult, et sellest aru saada, mis toimub suhtes ja kas see on okei ja kas see ei ole okei. Aga jah, et see on... Liigume siit edasi lähisuhete radapidi, aga tuleme seksuaalvägivalla juurde, mis siis on lähisuhtes. Siin me peame kindlasti rääkima nõusolekust. Yeah. Mis on nõusolek üldse lähisuhtes? Lähisuhtes nõusolek, see tähendab, kui me räägime seksuaalsetest tegevustest, siis tegelikult see tähendab seda, et mitte ühtegi tegevust ei tohiks teha niimoodi, et teise poolega ei oleks sellest räägitud või et sa ei ole aru saanud siis selgelt, et see teine pool on selle tegevusega nõus. Ehk me ei saa nõusolekust rääkida siis, kui tegu on selle sama survega, ehk näiteks mingid sellised keerulised olukorrad, kus ma ei tea, võtame sellise karmi näite, et saada aru survest, eks ole, et kui sul on nagu selja peal nuga ja sulle öeldakse, et okei, et ma ei tea, mis sel hetkel öeldakse, et ma ei tea, võta see klaas ja viska maha, on ju. Ja sul on samal ajal nuga selja peal. Et jah,
kõrvaltvaataja võis näha, et okei, sa võtsid selle klaasi ja viskasid maha, et sa olid ju nõus seda tegema. Aga kas see oli siis nagu päris nõusolek? Ei olnud ju, sind survestati selleks. Et kui me toome nagu lihtsamas konteksti näiteks paaris näiteks ma ei tea, et kui sa minuga näiteks ei tule või ei tee, siis ma löön sind, ma ei tea, võib-olla see löömise puhul päris ei lähe, aga lihtsalt, et seal taga on alati nagu mingi selline tunne, kus sa ei saa tegelikult nagu sa lihtsalt ise tunned, et sa ei saa nagu ei öelda või siis on lihtsam öelda jaa, et midagi peale seda nagu ei juhtuks, on ju. Et selles mõttes, et ma ei tea, paaris suhtes võib-olla see, et okei, et mul ei ole praegu nagu isu vahekorraks, on ju, aga teine pool tahab, eks ole, ja ta mitu korda ütleb, küsib ja tahab, on ju, siis lihtsalt on see, et hea küll, et teeme ära siis, on ju. Et lihtsalt sellepärast, et saada nagu sellest olukorrast üle või teist inimest mitte solvata või mis iganes mõtted seal nagu inimestel peas nagu liiguvad, miks nad nagu seda teevad. Et lihtsalt sellepärast, et ma teen selle ära, et see on surve ja see tegelikult ei ole ikkagist päris ehe nagu nõusolek. Ja siis loomulikult need olukorrad, kus inimene on mürgitamise all ma mõtlen seda, et erinevate alkoholidega, ma räägin võib-olla uimastavatest ainetest ja kõigist sellest, et kui teisele inimesele on joogi siis pandud tahtlikult mingit ainet, siis lihtsalt sellel hetkel, kui toimub seal järgmine hetkel mingi seksuaalne tegevus, siis see ei põhinenud ikkagist nõusolekul. Ja ütleme lihtsalt inimene, kui on joobes, siis tegelikult see ei ole päris nagu nõusolek, eks ole, et ta ei pruugi selle hetkel ikkagist päris täpselt aru saada, mis nagu toimub, on ju, et siis sa ei saa eeldada, et isegi kui ta võib öelda ja siis võiks olla kahtlev. Sa ütlesid hästi välja juba selle, et on ohver, aga miks siis on nii, et me räägime seksuaalvägivallast, meil on ohver, aga see ohver süüdistab pärast seda iseennast ja tuleb ennast süüdi. Miks see nii on? See nagu, meil räägitakse sellest, et see on probleem, aga teistpidi, kui sellele nagu hästi nagu lihtsalt otse, nagu kardinaalselt otsa vaadata, see tundub lihtsalt jabur. Et see on umbes sama, et tänaval tuli mulle keegi vastu, virutas mulle rusikaga näkku ja ma tunnen ennast süüdi, et ma käisin järelikult äkki valel pool tänavat. Või pimedas. Või üldse mul oli vale nägu täna peas. Just. Punane müts, aga tegelikult ta tahtis sinist. Et miks see ikka veel nii on? Näiteks üks asi, mida me seksuaalvägivalla puhul nagu hästi palju räägime, on see tardumine, eks ole, et siis see süüdistamine tuleb seal sellest, et et miks ma ei, ma nagu olin seal olukorras, ma ei tea, lamasin maas, eks ole, mind vägistati ja ma tegelikult ei teinud mitte midagi. Et ma ei karjunud, ma ei kraapinud kuskile, ma ei hüüdnud appi, on ju, aga lihtsalt, ja inimene võibki selles mõttes nagu ennast selles süüdi tunda, et miks ma siis ei teinud midagi. Aga kui lihtsalt sinna juurde nagu põhjendada seda, et milleks, tegelikult aju lülitas välja, aju oli täiesti sellises kaitse funktsioonis, et kui inimesed nagu sellest aru saavad, siis nad natuke vähem ennast nagu süüdistavad. Et see ei olnud tegelikult selline et see ei olnud minu nagu selline kontroll selle üle, et ma ei saanudki tegelikult selle hetkel mitte midagi teha, eks ole. Samamoodi on kogu, kõikide joobe teemadega ka, et sul ei ole nagu füüsiliselt olnud võimalik see, et sa vastu hakkad. Ja selles mõttes nagu, ja see ongi see need tohutud stereotüübid või hoiakud, et millised siis peaksid olema need ideaalsed ohvrid. Et ideaalsed ohvrid nutavad ja on, ma ei tea, sinikaid täis ja kõike seda, aga me ju teame, et tegelikult ei ole, eks ole, niimoodi. Et see, kes ikkagist teise inimese piire ei austa, teda väärkohtleb, tema on nagu süüdi selles mõttes, et tema vastutab selle eest, et tema kasutas siis selliseid viise, et mitte ja tihtipeale, kui me kuulemegi võib-olla meediast mõndast kajastusi, siis hästi tihti tahetakse nagu ikkagist, et
ikkagi me kuuleme seda, et aga miks ta siis nagu seda tegi niimoodi, on ju, miks ta seda tegi. Et selles mõttes, et see on hästi vale nagu selline suund, et me peaks nagu rääkima sellest, et miks see inimene vägistas, miks mitte, et miks see kannatanu mitte midagi teinud, on ju. Et selles mõttes, et oluline on ikka suund sinna, et olge hea, ärge nagu ületage teiste inimeste piire. Kui piirid on ületatud ja on ohver, siis see ohver vajab abi. Aga enne kui me läheme kogu nende kontaktide ja selle juurde, et kuhu üldse pöörduda, siis ma küsin hoopis seda, et miks see abi otsimine on nii raske? Osad ilmselt, sina saad öelda ka, teil on endal kogemus selles majas, et kindlasti osad pöörduvad, aga kindlasti te näete seda, kus inimesed ei pöördu. Et miks on nii, et ei julgeta või ei taheta seda abi otsida? No see sama, kui selles mõttes näiteks inimene, kes on siis kogenud midagi sellist kohutavat, ta võib-olla esimesena räägib sellest võib-olla oma lähedasele inimesele. Kui lähedase inimese nagu esimene reaktsioon on umbes sama, nagu me siin ennem rääkisime, et aga miks sa siis nagu panid selle miniseeliku selga või et miks sa siis, miks sa taga üldse kohtama läksid või miks sa üldse inimestega suhtled või miks sa üldse majast välja lähed või mis iganes, eks ole. Et siis tal tekibki see plokk, et ta nagu ei oleks abi väärt. Et ma ise tekitasin selle olukorra ja seetõttu ta ei pöördugi nagu rohkem tegelikult edasi sellest. Mõttes võtta siia kõrvale nagu see, et näiteks kui see esimene kontakt või esimene inimene, kelle räägib, et jah, et mina usun sind, kas tõesti sinuga nagu juhtus selline asi, et tegelikult sa ei pea sellega üksi jääma, et lähme vaatame, ma ei tea, palunabi.ee lehele on ju, et millised need abivõimalused on, et kuidas me saame siit nagu edasi minna. Et tegelikult sellest esimesest kontaktist või esimesest sellisest väga palju sõltub. Et see esimene kontakt võib muidugi olla näiteks kiirabi või politsei ka, eks ole, et täpselt samamoodi, et need on väga olulised esimesed nagu sellised jõud, on ju. Ja ütleme, kui me räägime ikkagist lähisuhtevägivallast või sellisest, mis toimub suht palju ikkagist nii-öelda ka koduseinte vahel, siis seal on väga palju erinevaid nagu nüansse, mille pärast ei pöörduta abi järele, miks sellest ei räägita. Väga suur teema on, eks ole, kui on selles suhtes ka lapsed, et tahetakse kaitsta lapsi või siis ongi vaata selline olukord juba, kus see majanduslik vägivald on nagu nii kõrge, et tegelikult inimene sõltubki teisest inimesest ja ta ei saa sellepärast, eks ole, sealt väljuda sellest suhtest. Ja selles mõttes eks on ka, et lähisuhtevägivald ei juhtu, eks ole, sotsiaalselt keerulistes oludes olevate inimestega, vaid ka tegelikult väga prestiižsete inimeste või ütleme, kes on väga heal järjel ja seal võib isegi see häbiteema olla veel nagu tugev, eks ole, et kui on võib-olla isegi ma ei tea, maalitud sõpradele Facebookis, Instagramis selline pilt ideaalsest perest ja kuidas ma siis nüüd lähen ja ütlen, et tegelikult meil päris ideaalne ei ole, on ju. Et mitte, ma ei räägi siin, eks ole, ideaalset pere ei ole olemas, aga lihtsalt, et mis on nagu sotsiaalmeedia võib-olla tekitanud mingisuguse kuvandi ja siis ka võib-olla see, et ma ei julgegi sellest rääkida. Kas inimesed ootavad vahel liiga kaua ka, et just sellepärast, et nad nagu kas ei taha või siis ei oska või nad ei julge seda, mida nendega tehakse, nimetada vägivallaks, et nad suruvad selle nagu alla, et äkki see ikka ei ole? No kui me räägime ikkagist sellisest seksuaalsest rünnakust ja vägistamisest, siis seal on ikkagist hästi oluline see, et hästi kiiresti nagu jõuda abini, et seesama seksuaalvägivalla kriisibekeskus Eestis on 5 neid, sinna võiks ikkagist pöörduda võimalikult kiiresti. Esiteks on see, et tervisega oleks kõik korras, et seda nagu kontrollida, et tegelikult võib ju kaasneda seksuaalsel teel levivate haiguste teemad, soovimatud rasedused, need on need, eks ole, aga tegelikult selle taga on ka see,
et kogu selle protsessi, selle abistamise, aitamise suhte käigus tegelikult ka inimese kontroll nagu taastub, et kui ennem rääkisime sellest, et kelle oma minu keha on, eks. Et vägistamise hetkel see keha ei ole nagu minu oma, eks ole, sel hetkel keegi ju väärkohtleb minu keha. Ehk siis selle abistamise protsessi käigus tegelikult selline tasahiljus ja kontrolli taastamine juba algab sellest esimesest kontaktist, et see lihtsalt, miks on vajalik nagu hästi kiiresti abi järgi. Ja no lähisuhte vägivalla puhul jah, seal nagu pigem vahest me lihtsalt ootame, eks ole, et oleks neid hetki, kus on see kõige keerulisem hetk, et kas on siis lähisuhtes väga keeruline seksuaalne rünne olnud, et saaks võimalikult palju, eks ole, ka näiteks mingeid tõendeid ja tõestusi või selliseid asju, aga lähisuhte vägivalla puhul jah, pigem on ikkagist see, et nii-öelda see abi küsimine võib olla päris hilja, kui inimene tegelikult on juba vaimselt väga keerulises olukorras näiteks ja sealt taastumine võib olla tegelikult väga, väga halb, aga see ei ole inimese enda süü, vaid tegelikult see ongi see, et seesama vägivallatsejad on tohutult hea manipulaator ja ta teeb seda nagu väga teadlikult, et selles mõttes, et lihtsalt ükskõik milline väikene nagu samamoodi, et ohvriabisse pöördumine, ohvriabitöötajad saavad seal aidata, naiste tugikeskused saavad aidata, et samm haamul lihtsalt, et vaadatakse üle, et mis need esimesed sammud on ja mida saaks teha, sest ja seda teha nagu tõesti väga nagu teadlikult ja alguses võib-olla niimoodi, et mitte kohe hakata selle vägivallatsejale ütlema, et ma nüüd läksin nõustamisele või ohvriabitöötaja juurde, et see võib olukorda veel nagu halvendada. Kas abi saab küsida ka siis, kui inimene ei ole kindel, kuidas juhtunut nimetada, et kui me räägime vägistamisest, siis pigem inimesed nagu mõistavad suures plaanis, mis see on, aga kui ongi see majanduslik lähisuhte vägivald, sellised nii-öelda kontrollimised, mis inimesel endal, ta ei saagi aru, et mis see on, aga tal on mingi olukord, mis temast tekitab ebaturvalisust või ebamugavust. Jah, ma muidugi ei ütleks seda, et inimesed teavad, mis on vägistamine, et selles mõttes, et see päris seksuaalvägivalda öelda välja on ka keeruline. Näiteks kui me mõtleme meeste peale, me mõtleme seda, et toimepanjad üldjuhul on ka mehed, et kui ühte meest on ikkagi teise mehe poolt vägistatud, rünnatud, et kas sa tegelikult seda olukorda suudaksid mehena öelda, et see oli seksuaalvägivald? Ei pruugi olla. Et kui me räägime sellest, et kalaste piltide nagu teistele jagamine on seksuaalvägivald, siis me peaksime pigem rohkem neid olukordi nimetama seksuaalvägivallaks, mitte pisendama seda, vaid ütlemagi, et teise inimese tahte vastaselt igasugused seksuaalsed teod on, eks ole, seksuaalvägivald, et jah, me võime öelda, et see on ahistamine, kõike seda, aga seda küll ja selles mõttes lähisuhte vägivalla puhul on täpselt need samad teemad, et üks on jah see, et kas on suhtekonfliktid või erimeelsused, see on ka üks osa, eks ole, nagu suhetest, eks ole, kuidas nendest õpitakse, kuidas neid lahendatakse, see on nagu oluline, et mõlemad pooled jäävad terveks ja mõlemaid on nagu arvestatud. Aga nagu et tõesti ma arvan, et me peaksime rohkem välja ütlema, kui on tegu ikkagist vägivallaga julgemalt ja mitte pisendama neid olukordasid, et ma arvan, et see on ka üks võti kindlasti. Sõpradel, lähedastel on sellistes olukordades ka suur roll, saab abistada, saab nõu anda, saab küsida kindlasti, et kas on kõik korras, aga mida teha siis, kui nähakse, et inimene on ohus, tema peal pannakse toime vägivalda, on selleks siis seksuaalvägivald, füüsiline vägivald või siis kas või see sama majanduslik vägivald, mis mõne jaoks võib-olla täna ei ole siiani teema, sellepärast et kui naine on lastekodus ja mees teenib raha, siis see ongi normaalne ja siis see ongi selline surve ja see on jumala okei. Aga kui see inimene ise ei ole valmis suhtest lahkuma ja ei pöördu ka kuskile, et kas
kas teised inimesed seal lähedal saavad üldse midagi teha? Noh, ilmselgelt sa ei võta tal käest kinni, ei vea teda ohvriabisse, aga kas on võimalik ka näiteks see, et ise antakse kuskile teada, et seal ei ole asjad ikkagi päris okeid? Tegelikult paar sõna sellele inimesele, kui sa ütled talle, et ma näen, et ta ületab sinu piire näiteks, või või ükskõik, kuidas ta nimetada, et ma näen, et sa ei tunne ennast hästi või et see olukord on sulle ebamugav või kui sa paar seda lauset ütled, siis ma arvan, et see on ka juba okei. Ehk, et sa ei pea nagu jääma sinna, et ma ei suutnud mitte midagi teha. Et täiskasvanud, me mõtleme seda, et täiskasvanud inimene ikkagist, eks ole, meie samamoodi tegelikult suhtume kannatanutesse niimoodi, et lõpus me saame nagu toetada, nõustada, aidata ikkagist teatud piirini, ehk me ei saa, et see lõpuks see otsus peab tulema, eks ole, sellelt inimeselt. Et loomulikult olukorrad, kus on tegu ikkagist võimaliku ohuga, siis see on ikkagist igaühe kohustus helistada 112, eks ole, et kui tegu on ikkagist juba väga kriitiliste olukordade, vägistamisega näiteks, eks ole, et siis loomulikult, aga mõnes mõttes see toetus lihtsalt nende mõne lausetega, et ma saan sust aru, ma mõistan, ma usun sind, need samad laused, kui sa neid ütled, siis võib-olla järgmine kord tuled sa talle meelde nende lausetega. Ja võib-olla see ei ole järgmine, võib-olla see on ülejärgmine kord. Ehk see on niisugune samm-sammult nagu väikene toetus tegelikult, mis võib olla väga-väga suur tegelikult. Et, ja selles mõttes ohvriabi kriisitelefon või ohvriabi selline telefon, mis on siis 24/7 olemas, 116 006, see on samamoodi kõikidele lähedastele mõeldud, et kui sa tunned, et sinu lähedasel ei ole kõik okei, sa ei tea, kuidas seda olukorda nimetada, siis sa võidki küsida abi või küsida nagu nõu, et selles mõttes, et sa ei pea nagu kellegi nime ütlema, telefoninumbrit, asukohta, mitte midagi, vaid lihtsalt selle sama nõu küsimise jaoks saad selle teha. Ja selles mõttes sõltub, eks ole, kui on tõesti alaealisega tegu, siis on natuke teised reeglid, eks ole, et abivajavast alaealisest peab teavitama, aga täiskasvanute puhul ei ole see päris nii üks-ühele, eks ole, et see on ohukordades küll, aga muidu inimese enda otsus on tegelikult see, et millist abi ta vastu võtab ja mida ta ei võta, et selles mõttes võib-olla see lihtsalt abistajad natukene ka nagu abistajate koormust nagu vähendab, et sina teed juba palju sellest, kui sa märkad ja ütled talle mõned sõnad, eks ole, et selles mõttes sellest piisab ja mitte süüdistavaid sõnu, et miks ära ei tule. Aga vahest on võib-olla vaja seda, aga Jah, ja vahepeal ongi, võib-olla tasub aru saada sellest, et see, et sa ütled inimesele, et sa oled tema jaoks olemas, kui tal vaja on isegi olulisem kui see, et ma aitan sulle need kohvrid kokku pakkida. Kui nüüd tulla siia saate lõppu, siis kõige olulisem vast, mis võiks ka kõlama jääda, on see, et kuhu pöörduda, kuhu pöörduda, missuguste muredega kuhu pöörduda, sest ega neid kohti on ka ju mitmeid, et ilmselt on seksuaalvägivalla puhul omad kohad, lähisuhtevägivallal puhul ka erinevad kohad, ole hea, räägi meile natuke sellest ka. No kindlasti see, kui on ikkagist oht, eks ole, tervisele, siis on 112, et see on igal juhul selles mõttes selline esimene number. Teine number, kui nüüd ülejäänud, millest ma hakkan rääkima, ei jää meelde, et siis on 116 006 ohvriabi telefon. Ehk 24/7, kui on vaja nõu, kui ei ole kohe nagu selline eluohtlik olukord, siis tegelikult ka sealt saab küsida, et kuhu ma peaksin pöörduma, eks ole, järgmisena. Ja siis, kui jäävadki nagu meelde, et kui tõesti on naised, siis need, kes on lähisuhtes kannatanud, siis on naiste tugikeskused. Neid on ka üle Eesti olemas igas maakonnas. Palunabi.ee lehelt saab need kontaktid võtta. Ehk seal on samamoodi telefoninumbrid, et saab kõigepealt küsida nõu ja toetust ja abi ja vajadusel saab ka näiteks juriidilist nõu, saab näiteks ka seda, et kui kodus on ikkagist väga keeruline ohtlik olla, ja ei saa koju jääda, siis tegelikult ka sellist majutust saab sealt naiste tugikeskustest. Et see on selline, nemad nagu aitavad ka sellega, kuidas nagu tulla sellest suhtest turvaliselt tegelikult välja.
ja kui on seksuaalvägivallaga tegu, ütleme niimoodi, et kui tõesti on just äsja juhtunud seksuaalne rünnak, ei pruugi, sa ei pruugi teada, et kas juhtus või juhtunud, et selles mõttes, kui sa kahtled, et juhtus näiteks, on olnud võib-olla mingi mürgitamise teema, sa tegelikult täpselt ei mäleta, aga midagi nagu kahtlast on, siis seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on need, et Tallinnas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Sõle tänaval, Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralist uksest sisse minnes, Pärnu haiglas, Kuressaare haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas, et samamoodi on kontakt olemas Palun abi lehekülje peal. Et need on nagu sellised kriisiabikeskused ja sealt nõustatakse ka muidugi järgnevat abi, et mida, sest see abi ei piirne nüüd sellega, et ma saan selle nagu hetkeolukorra lahendatud, vaid tegelikult on vaja toetust ka hiljem. Ja siis ongi, et kui nüüd minevikus on toimunud, et tegelikult näiteks seesama jutu peale, mis praegu siin me räägime, võib ka olla niimoodi, et näiteks lapseeas väärkohtlemise teemad, siis ka on tegelikult esimene kontakt võib olla seesama ohvriabi kriisitelefon 116006, sest meil on ka olemas kodulehel seal sellised emotsionaalse toe näiteks nõuandeliin, veebivestlused, et tegelikult saab seda kaudu ka. Et need on need, mida me ohvriabina siis pakume. Et loomulikult peaasjad ja kõik muud ka sinna juurde, aga meil on lihtsalt spetsialiseerunud sellised, kes on vägivalla all kannatanud rohkem ja võib-olla mingid sellised kriisisündmused, aga ka muud elumured tegelikult, et kõike võib küsida, et meie tunnike siin stuudios ongi täis tiksunud enne veel, kui päris jutu ära lõpetame, siis ma küsin sinu käest, mis oleks sinu arvates selline oluline sõnum veel siia saate lõppu inimestele, mida sa tahaksid öelda, mis võiks kõlama välja jääda? Et võiks ikkagist see, et kui on selline halb tunne, et mingigi halb tunne, eks ole, ükskõik suhtes või oma sõbrannadega, sõpradega, et midagi ei tundu nagu korras olevat, et ma arvan, et esimene samm lihtsalt see, et kui sa ise ei tea, mida teha, siis sa küsi lihtsalt, et jäta meelde see meie kriisitelefon, küsi sealt, saad nõu, või siis ka see, et kui sa täpselt ei saa aru, et mida sul lähedane inimene siis läbi elab, aga tema käest küsimine otse, et kas sul on kõik korras või kas ma saan kuidagi olla toeks või et ma olen olemas, et kui sa praegu tahad, siis ma olen olemas, eks ole. Et need sellised, üks asi on see, et ma silmanurgast märkan, aga anna märku ka, et sa märkad. Et võib-olla see on lihtsalt oluline, et anna märku, et sa märkad. Aitäh, Annika, et täna siia tulid ja aitäh kõigile kuulajatele, et tänast episoodi kuulasite. Järgmine episood on tulemas juba augustis, millest siis räägime. Seda kuulete siis, kui on juba uus kuu käes, nii et aitäh teile ja kõike head!